tere tulemast! Täna räägime millestki, mida me kasutame absoluutselt iga päev, aga mille peale me tegelikult vist eriti ei mõtlegi. Nimelt, mis asi see keel üldse on? Ja vaadake, keel on meiega olnud ikka uskumatult kaua, lausa aastatuhandeid. Tänapäeval on maailmas tuhandeid erinevaid keeli ja mõnede juured, nagu näha, ulatuvad tagasi lausa tsivilisatsiooni koidukusse. Aga mis see siis päriselt on? Okei, meil on helid, meil on tähed, aga mis on selle asja sügavam olemus? Selle tööriista, millega me mõtleme, suhtleme ja ehitame terveid maailmu. Kui me vaataksime mõnda täitsa tavalist õpikut, siis seal antakse meile selline, standardne vastus. Keel koosneb helidest ehk fonoloogiast. Siis on süntaks, mis on põhimõtteliselt grammatika ja reeglid, kuidas sõnu ritta seada. Ja lõpuks semantika ehk tähendus ja nende piiratud klotsidega saame me luua lõpmatu arvu lauseid. Kena ja loogiline, eks? Aga siin on konks. Filosoof John R. Searle ütleb, et see ilus ja korrektne definitsioon jätab välja kõige olulisema osa, selle kõige võimsama funktsiooni, mis keelel üldse on. Mis see siis on? Selle puuduva tüki leidmiseks peame aga alustama täitsa algusest. Vaatame, millistest ehituskividest tähendus üldse koosneb. Ja see viib meid valdkonda, mille nimi on semiootika. Semiootika on lihtsalt öeldes märkide ja sümbolite uurimine. Ja märk võib olla peaaegu ükskõik mis asi, mis kannab endas mingit tähendust. See võib olla sõna, pilt, logo, isegi valgusfoori punane tuli. Peaasi, et keegi mõistab seda koodi. Ja mis on nüüd eriti huvitav on see, et iga märk koosneb tegelikult kahest osast. Üks on tähistaja, see on see füüsiline asi, mida me näeme või kuuleme. Näiteks sõna Facebooki kirjapilt või koora haukumise heli. Ja teine osa on tähistatav. See on see kontseptsioon, see idee, mis me selle peale pähe tekib. Sotsiaalmeedia, sõbrad, ühendus või mõte, et koer on lähedal. See küsimus, et kuidas see tähistaja ja tähistatav omavahel seotud on, see pole üldse uus. Selle üle on pead murtud juba iidsetes aegades saati. Vaata, isegi Platon ise arutles, et kas sõna ja selle tähenduse vaheline seos on lihtsalt suvaline kokkulepe või on selles midagi sügavamat, midagi loomupärast. Nüüd aga liigume edasi ja vaatame, kuidas see kõik viib meid tagasi selle Searle'i puuduva pusletükini. Ja siin see on. Keel ei ole lihtsalt vahend reaalsuse kirjeldamiseks, keel hoopis loob reaalsust. Ja Searle'i põhiidee mahub tegelikult ära ühte ainsase sõnase. See on natuke keeruline ja nagu ta ise on öelnud, üsna kole sõna, aga see on võti kõike mõistmiseks. Deontoloogia, mis see tähendab? See on põhimõtteliselt kohustuste, õiguste ja lubade süsteem, mille me loome puhtalt keele abil. Mõtle korraks. Kui sa ütled kellelegi, ma luban, siis sa ei tee lihtsalt häält. Sa oled just loonud endale kohustuse. Ja see kehtib isegi kõige lihtsamate lausete puhul. Kui sa väidad midagi, siis sa võtad endale kohustuse, et see väide on tõsi. Ja siin ongi see geniaalne point. Kogu meie sotsiaalne reaalsus, mõtle asjadele nagu raha, omand, valitsus, abielu, mitte ükski neist ei eksisteeri füüsiliselt. Need on olemas ainult sellepärast, et me oleme ühiselt keele abil kokku leppinud, et need on olemas. Need on kõik keelega loodud kohustuste süsteemid. Searle on isegi kirjeldanud, kuidas me oleme arenenud lihtsatest häälitsustest keeruliste valitsusteni. See algab sellest, et keegi annab mingile märgile tahtlikult tähenduse. Näiteks, see uratus tähendab ohtu. Siis kogukond lepib selles kokku, sellest saab konventsioon ja see kokkulepe loob juba kohustuse. Kohustuse hoiatada ja kohustuse ohtu uskuda. Ja selle peale ehitataksegi terve sotsiaalne reaalsus, keerulised institutsioonid, seadused ja kõik muu. Nüüd, siit läheb asi eriti teravaks. Kui me nõustume, et keel loob reaalsust, siis järeldus on ju vältimatu. See, kelle käes on võim sõnade tähenduse üle, selle käes on võim ka reaalsuse enda üle. Ja see võitlus tähenduste pärast, see toimub meie ümber absoluutselt iga päev. Võtame ühe väga konkreetse näite tänapäevast. #, Black Lives Matter. See toimib semiootilises mõttes märgina. Tähistaja on siin ilmselga. Need on need sõnad, aga tähistatav, see idee seal taga on palju sügavam. See on väide süsteemse ebavõrduse kohta, see on üleskutse õiglusele ja see on solidaarsusavaldus. Ja siis tekkis sellele vastuseks teine märk. #All Lives Matter. Semiotikas on sellel protsessil täpne nimi. Seda nimetatakse müüdiks või teise astme tähistamiseks. See on põhimõtteliselt protsess, kus juba olemasolev märk,
ütleme nii, et see kaaperdatakse, see võetakse ja seda kasutatakse uue, hoopis teistsuguse sõnumi edastamiseks. Ja kui me neid kahte hashtagi võrdleme, siis näemegi seda lahingut täies hoos. Kuigi hashtag All Lives Matter kõlab pealispinnal ju täiesti mõistlikult ja kaasavalt, siis selle tegelik funktsioon on kustutada selle algse märgi spetsiifiline tähendus. See tühistab selle konteksti ja delegitimeerib selle probleemi. See on, nagu öeldud, tähenduse koloniseerimine. Täpselt nagu teoreetik Roland Barthes on öelnud, on müüdi ülesanne just see, võtta üks ajalooline, konkreetse kavatsusega idee ja esitada seda kui midagi igavesti ja loomulikku, midagi, mis on lihtsalt iseenesestmõistetav ja mida ei saagi kritiseerida. Ja see kõik jätab meid ühe väga võimsa mõttega. Keel ei ole kunagi lihtsalt passiivne vahend info edastamiseks. See on aktiivne loov jõud. Iga kord, kui me räägime, iga kord, kui me kirjutame, osaleme me aktiivselt meie ühise reaalsuse ehitamises. Ja see toobki meid viimase küsimuseni, millele tasub mõelda. Kui sinu sõnad loovad reaalsust, siis millist reaalsust sa nendega ehitad?